Tervist! Rõõm on siin olla ja ma väga tänan teid sellise vahva kutse eest. Mina olen ka üks nendest, kes on kanepimaailmas kindlasti uus. Mina ja siis ka Mailis Korge, kes on siis ka nüüd kanepiga seotud olnud. Ja kõik siis tegelikult tänu ühele, ma ütleks, õnnelikule juhusele, et Joonast ma tean juba sellest ajast, kui ta ülikoolis käis ja mina siis ülikoolis õpetasin. Aga siis eelmisel suvel oli selline asi, et Eestisse tulid Eesti aukonsulid üle maailma, põhimõtteliselt oli neid selline üle 30 ja siis oli vaja neile midagi näidata Eesti põllumajanduse poole pealt ja siis seda siis sattusime Joonasega kokku ja siis sealt edasi on siis viinud meie ühised teed selle kanepi häkatonini ja siis täna on siis minu ülesanne natukene katta siis seda, et mis kanepi kohta on maailma teaduskirjanduses teada ja siis natuke ka mida me siis Eestis seni oleme teinud. Et kanep igal juhul on selline unikaalne taim ja sellest saab toorainet siis nii toiduks kui siis selles mõttes nagu ehitusmaterjalisteks, millest oli just juttu. Ja tegelikult võibki teda nimetada selliseks kahefunktsionaalseks kultuuriks. Ja siis Eestis võiks äkki olla neid umbes 7000 hektarit, Euroopas üle 33 000 hektari. Kui taksonoomiast rääkida, et siis see liik on Cannabis sativa, aga alaliike on tal siis 3 tükki, et on sativa, siis indica ja ka ruderalis. Ja seda ruderaalist tahtsin siin ka sellepärast välja tuua, et see on siis selline, põhimõtteliselt on ta pigem täna ikkagi rohkem, ütleme, umbrohi, aga kasvab väga hästi, nagu umbrohtudele kombeks, eks ole. Aga teda kasutatakse aretamise protsessis päris tugevalt, et tehakse siis hübriide selleks, et saada ka tugevamat või sellised võimsamad kasvu. Ja samuti selgus, et tema siis õitsemine ei sõltu päeva pikkusest, vaid pärast vegetatiivset kasvu 3-4 nädalat ja õitsemata igal juhul läheb, et mis on nagu üks omadus, mida siis tegelikult tahetakse selle ruderaalisega ka sisse viia. Ja siis veel otsisin selle alaliigi kohta rohkem seetõttu, et olin eelmisel nädalal konverentsil siis teispool maakeraga mitmeaastaste kultuuride teemal ja siis vaatasin, et täna veel mitmeaastast kanepit ei ole, aga ma arvan, et mul on selline tunne, et tegelikult ka see on teema, millele tasub nagu silma peal hoida. See võib tulevikus nagu meie selliseid toidusüsteeme, põllumajandussüsteeme hästi palju nagu muuta. Aga kanepi teemal vähemasti täna ma veel ei leidnud olemas olevat. Kanepist võib rääkida palju head, ma kahtlustan, et te tegelikult teate seda kõike, aga lihtsalt, et oleks ühe koha peal nagu ühe slaidi peal ka koos, et siis ühelt poolt see populaarsus on tõusnud, nii siis selle Farmvilli pärast, mis ka juba sai nagu mainitud, et ta alates aastast 2019, aga siis ta on väga tänuväärne kultuur, kuna ta vajab vähem sisendeid võrreldes siis teiste põllukultuuridega, see siis tähendab toitaineid. Samuti läheb teemale vaja vähem siis taimekaitsevahendeid, kuna jällegi vähemasti täna tal teadaolevalt väga palju kahjureid ja haigusi ei ole. Haiguste ja kahjuritega teadupärast küll see on, et see kunagi ei ole selline fikseeritud juhtum, ehk siis, et alati see sõltub sellest, et kui peaksid pinnad suurenema, siis see situatsioon võib muutuda, aga täna see olukord on päris hea. Ta sobib väga hästi külvikorda, sellepärast, et ta ka katkestab selle haiguste tsükli siis teiste kultuuridega. Ja oma selle sügava juurega ta siis mõjutab seda mullastruktuuri väga hästi. Sobib maheviljelusse, lähtuvalt siis eelnevatest asjadest. Mis on veel hästi oluline on see, et ta talub väga hästi põuaseid tingimusi ja see on ka see üks asi, miks ma arvan, et miks ta Eestis nagu rohkem ka nagu tähelepanu saanud, et meie kevaded teadupärast lähevad põuasemaks ja ei ole näha, et need nagu märjemaks läheks ja seetõttu kanep siia süsteemi sobib. Takistab ta ka mullaerosiooni, mis ma arvan on nähtud, ma arvan eelmisel aastal, kui olid need teatud kohtades Eestis sellised üleujutused. Ja siis mitmekesisust toetab nii selles mõttes, et ajas, rotatsiooni, kui teda lisada, kui siis on siis kirjanduse põhjal tegelikult ta toetab ka erinevaid siis sellist putukaid. Ja seob süsinikku, nagu oli ka öeldud, et kirjanduse andmetel on siis neid 8 tonnist kuni 22-ni, soomlaste oma see 12 oli siis võib öelda, et võib-olla pigem tagasihoidlikumal poolel. Eesti kohta täna ei oska ma seda arvu öelda. Ja siis kui vaadata siia kõrvale seda Euroopa talust taldrikule strateegiat, siis tegelikult päris paljudele asjadele kanep tegelikult vastab väga hästi, et me tahame kultuure, mis vajavad vähem sisendeid, mis suurendavad mitmekesisust, sobivad maheviljelusse, täpselt kanep on vastus.
Kui vaadata seda, et mis ta sisaldab, sellest tselluloosirikkast kiust oli juba juttu, aga kui me vaatame selle poole pealt, et mida me tegelikult tahame põllumajandusega saavutada, on ju toiduga kindlustatus ja me tahame söönuks saada, siis tegelikult on seal ka kõrge kvaliteediga õli, kus on siis need omega-3 rasvhapped ja mõned teised veel. Seal on palju proteiini ja proteiini on ka teema, mida Euroopas on puudu. Igal juhul on proteiini liiga vähe ja jällegi on see selline tänuväärne koht, kus seda saada. Siis kiudained, võib-olla kiudainetele rõhku pandud on natuke vähem, aga siis just Mai-Liisiga me oleme Maaülikoolis siis hakanud viimasel ajal vaatama rohkem selliseid inimese seidimisele olulisi kiudaineid, mis on tegelikult ka erinevatesse toodetesse täna juba jõudnud, mitte küll kanepi omad, vaid need, mis on teraviljadest võetud, aga ka kanepis tegelikult on potentsiaali. Ja siis bioaktiivseid ühendeid nii siis seemnetes kui ka siis sellises taimses biomassis on palju, ilmselt üle 100, et siin on ka seda potentsiaali päris palju, et kuidas ja kuhu siis seda kasutada. Et siis tegelikult kanepit kasutada saab põhimõtteliselt juurest kuni siis õite ja kõigeni nagu välja ja siis võib-olla see Eesti jällegi, et ehitusest oli juba juttu, aga siis kõrvale, et tegelikult lisaks toidule sobib ta ka kosmeetika toodetesse päris hästi. Tahtsin vaadata selle kanepi mõju kohta rotatsioonis, et ongi kui öeldud, et ta rotatsioonis väga hea, sobib väga hästi, et siis vaadata nagu konkreetsemaid andmeid. Jällegi peab ütlema, et liiga palju teadusandmeid selle kohta veel ei ole ja mis ongi seotud sellega, et me ei ole veel nii palju jõudnud seda uurida ja selle kohta ka kirja panna. Aga siis üks katse, küll juba 2017 aastast ja katse ise on tehtud täiesti, võib öelda eelmisel sajandil, 95-97 aastatel ja katsetasid nad siis ühesõnaga väetusvariantidega ja siis kanep ja kanep kanepi järel ja siis kanep, millele järgnes nisu ja vaatasid, mis see mõju siis on. Mis on hästi huvitav, mis ma välja tõin, on siis see, et kui nad kasutasid, ühesõnaga oli kanep monokultuuris ilma väetamata ja sellele järgnes nisu, mida ei väetatud, siis tegelikult saagilisa oli 1300 kilo, ehk siis üle tonni, mis on väga, see ei ole statistiline erinevus, see on nagu väga oluline erinevus. Ja siis järgmisel aastal, ühesõnaga oli kanep, nisu ja siis ka teisel aastal oli saagi kasv, küll see 100 kilo ei ole nagu liiga palju, aga siis 3. aastal kõik see mõju nagu kadus, positiivne mõju kadus, väga suurt negatiivset väidetavalt ei olnud, aga numbrid selle kohta ei olnud, mis siis näitab seda kasu, ühesõnaga seda külvikorras positiivset efekti. Katsetati ka 3 aastat järjest kanepit ja siis jällegi see on siis nüüd nagu kirjas olev tulemus, aga et kanepi seemnesaagis väidetavalt ei olnud siis langust, mis tähendab seda, et vähemasti Hispaanias nendel aastatel siis võis kasvatada ka 3 korda järjest. Aga mitte see ei ole see, mis me tahame, aga lihtsalt, et näidata, et mis siis sellistel juhtudel toimub. Muidugi tohib, jah. See kanep nisu, kas on teada, mis oli see kultuur kanepi asemel võrdluses? Millega ta võrreldi? 1368-155 saadi enam saaki, aga mis see võrdlussituatsioon on? See on nüüd hea küsimus. Mul on meeles, et eelvili oli neil minu teada nagu oder, aga kogu selle kultuuri eelvili. Aga see, mis oli nagu see kanepi asemel eelvili, selle jään vastuse olgu, seda ma pean sealt artiklist vaatama järele. Et seda kas ei olnud või siis et ei tea, kas see on tähtis küsimus jah, et kas see on nagu liblikõieline või mille järele ta siis nagu tuleb. Või siis äkki oligi nisu hoopis, mis oleks ka halb variant. Hispaanias ma tallinisust ei räägi, et seal on ikkagi suvinisu. Jah, tõsi. Jah, see on ka õige, jah. Just ja vahekultuuride teema, eks ole, samamoodi. Just. Et ongi, et see tegelikult neid uurimisküsimuste esitamise potentsiaali on siin kõvasti. See on siis samuti kirjanduse põhjal siis nagu toitainete vajadusest, et need katsed, mis on varasemalt tehtud, jällegi on need siis ikkagi mõni aeg tagasi juba tehtud, aga et kui lisada kanepile siis lämmastikut, siis tegelikult see kasutatakse ära esimese kuu jooksul, põhimõtteliselt 79-80%, siis kasutatakse kohe ja siis väidetavalt nagu päevane lämmastiku omastamise tase on siis 3-4 kilogrammi lämmastiku päevas, aga edasi siis tegelikult see lämmastik enam tähtsust ei oma. Ja siis samuti, et need katsed on ka tehtud siis selle kiukanepiga, mitte seemnekanepiga ja siis kõrgem lämmastiku norm siis kuivaine mahtu siis tõstab. Aga see, et kuidas lämmastik mõjutab seemnesaaki, siis selle kohta väga palju vähemasti ma ei leidnud.
Mis oli veel kirjas nagu teiste makroelementide kohta, et fosfor ja kaalium, et siis fosfor väidetavalt ei oma tähtsust, et paned või ei pane midagi, ei muutu. Kaalium on oluline, aga just kiukvaliteedile, et seemne kontekstis ei ole näidanud midagi olulist. Aga siis veel on magneesium, mangaan ja boor, mis siis on kirjandusandmel tähtsad ja siis ma loodan, et ilmselt te räägite sama juttu. Eestis on kanepit, eks ole, juba kasvatatud mitmeid aastaid. Maaülikoolis meil on olnud ka paar katset, ka siis tegelikult tootjate soovitusel, tootjatega koostöös tegi need siis Peeter Lääniste siinsamas Tartu külje all Eerika katsefarmis. Ja olemas on andmeid või mida saab näidata on siis aastad 2017 ja 2019. Ja siis need mõlemad on siis agronoomia kogumikes ja tegelikult täiesti eestikeelsed kirjatükid siis, et need lingid on siin all ka olemas. Aga et üks oli siis aasta 2017, mõlemal puhul sort oli Finola. Minu teada ma nagu mäletaks, on tehtud ka Estika kohta, aga selle kohta nüüd ongi see, et projektid tulevad ja lähevad ja siis kõik andmed ei jää nagu alles, mis on kahetsusväärne. Aga see oli siis 2017 aastal, katsetati 3 erinevat külvi aega, 9. mai, 16. mai ja 23. mai. Ja väetamises olid siis ka variandid, et kas siis külvi ajal lisati siis oli kas kontroll või siis 10 või 20 kilogrammi lämmestikku hektarile ammooniumsalpeetriga või siis teine variant oli kasvuaegne pealtväetamine kompleksväetamisega ja normid läksid siis 50, 100 ja 150 kilo hektarile. Ja külvise normidega tegelikult mängiti ka 20, 30 ja 40 kilo grammi hektarile ja 2017 aasta ilmastiku panin siia ka, kus siis joontega on siis see õhutemperatuur ja tulpadega sademed, et siis ikkagi see mai oli seal juba pikaaegse keskmisega võrreldes väga kuiv, et sademeid seal palju ei tulnud enne kui siis mai 3. dekaadil ja siis samuti juuni keskel oli siis kõvasti sademeid. Ja tulemustega siis tegelikult oli see, et nii külviaeg ega ka see külvise norm tegelikult saagikust ei mõjutanud, et seal vahet ei olnud ja pealtväetamise puhul siis kõige kõrgem lämmestiku norm, mis oli 150 kilo ja see siis andis kõige kõrgema saagi ja kombinatsioonis selle hilise külviga 23 mai, see siis andis 1,73 tonni hektarilt, mis on siis siin minu pool kõige all. Et kui ei olnud väetamist, et siis saak jäi ikkagi sinna 0,5 tonni juurde. Et see on siis selline ühe aasta katsega. Jällegi, ühe aasta katsega me sellest liiga pikki järeldusi ei saa teha, aga ta annab meile teatud sellise, mis siis sellistes tingimustes juhtub. Ja 2 aastat hiljem, tegelikult see katse ise läks siis 3 aastat järjest, aga siis avaldatud on need andmed siis 2 aasta kohta. Oli siis 2019 külv 6. mail, pigem siis vara, ja olid ainult lämmestiku variandid, ehk siis 50 ja 100 kilogrammi lämmestikku siis hektari kohta. Ja siin siis ka siis see ilmagraafikat, kus siis siin on siis näha, et see juuni temperatuurid läksid pikaaegsest keskmisest kõvasti üle, et sinna 20 kraadi ringi. Ja sademetest siis juuni esimene dekaad oli see, mis jäi täiesti sademeteta. Aga muidu, kui vaadata neid viimaseid aastaid, mis me nagu paremini mäletame, siis tegelikult see oli väga, väga vinks-punks aasta. Ja tulemustest, et kuna siin artiklis olid nad siis koos selle hirsiga, et siis see hirs, mis on selle ukse poole, selle võib siis tähelepanuta jätta, aga siis selle kanepi puhul siis seemnesaak oli selle N150 puhul siis kõige kõrgem. Ja see on siis, saagikus on siis see, mis on seal ukse pool, ehk siis 1,8 tonni hektarilt oli N100-ga ja N50 siis oli 1,3 tonni hektarilt. Ja samuti me vaatasime seda, et kui palju, või tähendab, mitte mina, aga Peeter Lääniste oma kolleegidega vaatas ka proteiini sisaldust ja siis seal, see on siis siinpool graafikul ja tegelikult proteiini sisaldus oli 26%, 26-27 ja lämmestikus see ei sõltunud, mis mõnes mõttes on mitte ootuspärane, sest vähemasti teraviljades meil tavaliselt on ikkagi lisad lämmestikku, sa saad ka proteiini rohkem. Aga antud katses siis kanepi puhul see proteiini ta igal juhul ei mõjutanud.
mis on meil mõtted edasi, on siis see, et nagu ka öeldud, et tegelikult küsimusi on rohkem kui neid vastuseid täna ja ega me kõiki neid, seesama Hispaania tulemused täna Eestis ikkagi ilmselt ei ole päris tõepärased, et siis jällegi siis panime nüüd sellel talvel kokku koos siis Nordic Hempi vahva seltskonnaga ühe projekti agroökoloogia taotlusvooru selleks, et nagu nimi ütleb, et siis eeskätt vaadata seda agroökoloogia näitajaid ja samuti seda süsinikku, et kui palju süsinikku meie täna siin teie põldude peal siis tegelikult mõõdame. Esialgu on see siis esimeses voorus, vastuseid veel ei tea, aga loomulikult me loodame parimat. Ja plaan on siis niimoodi, et meil on siis partnereid mitu tükki, et Eesti, Leedu, siis Rumeenia, Saksamaa, Itaalia ja ka Hispaania. Hispaanias on tegelikult on ta hollandlane, aga tal on lihtsalt farm on tal siis Hispaanias. Ja siis tahame vaadata nii seemnete kui biomassi saake, tahame vaadata mitmekesisust, mis siis juhtub, mis juhtub maa all, mis juhtub siis nende putukatega, muld, süsinik, et kui palju me suudame teda ära siduda ja tegelikult tahaks ka vaadata stabiilsust, sest mida me ju tahame on siis see, et see süsinik oleks seal maas ja ta oleks seal nii-öelda nagu öeldakse, nagu riik tahab, et ikka 100 aastat vähemalt on ju. Ja see, mis on maa peal, selle me siis paneme sinna ehitusmaterjalidesse. See kahefunktsionaalsus. Ja siis sakslastega koos tahaks mudeldada kanepi kasvu just nagu erinevates kliimatingimustes, et see oleks siis nagu meie, ühesõnaga ei saa küll nagu kõikide teie põldudele, aga siis kellegi põlluandmete põhjal siis meil ja siis Leedus oli see teine riik. Ja siis tegelikult hästi tähtis on see, et meil on siin ka majandusinimene, et on siis Itaalia siis selline tahaks öelda, et nagu Itaalia metk sisuliselt Crea ja seal on siis üks professor, kes siis tegeleb majandusega. Aga see on siis püüdmata kala, aga õng on meil väljas. Ja lõpetuseks siis tegelikult, kui me vaatame, jällegi, et tulles tagasi selle suure pildi juurde, et kui me vaatame maailmas, missugused riskid on, need on siis World Economy Forumi poolt välja toodud, et kui me vaatame nagu lühiajalisi riske, siis need on erinevad nagu valeinformatsioon ja ilm on teema ja siis erinevad sotsiaalsed teemad ja nii edasi. Aga kui me vaatame seda minupoolsemat tulpa, mis on nagu 10 aasta vaates, mis riskid meid nagu üleüldse, mitte ainult põllumajandust, vaid üleüldse majandust nagu mõjutavad, siis esimesed 4 on kõik keskkonnaga seotud, ehk siis see, et ekstreemsed ilmastiku nähtused ei ole põllumeestel enam midagi uut, siis see, kuidas üldse et maapealsed süsteemid muutuvad, toidusüsteemid sealjuures, siis mitmekesisuse kadu ja siis ka see, et neid naturaalseid ressursse on meil liiga vähe. Nagu näha, et seda kiumassi me juba täna ei saa Saksamaalt kätte. Ja siis jällegi, kui tahta niimoodi vaadata, siis tegelikult need keskkonnaga seotud riskid on need, millele kanep võiks suuta pakkuda positiivseid vastuseid. Jällegi, et mul ei ole seda täna mõõdetuna, aga ülikooli poolt meil on olemas see võimekus ja see soov ja väga kõva motivatsioon, et seda teha. Ja siis ja tegelikult ka, et vaadata sedasi, et need on need 10 aasta lõikes peamised riskid ja see on põld, põllumajandus, kanep ja nii edasi, aga tegelikult kõik asjad on omavahel seotud, et tegelikult kui me suudame seda toidu poole ja toidusüsteemide poole ja siis ka ehitusmaterjalid ja need kiud, seda natuke leevendada, siis see omakorda hakkab mõjutama teisi asju nagu inimkonna tervis, kroonilised haigused, need majatingimused ja nii edasi. Ja see on küll kõige viimane, et siis mis on nagu veel tähtis ja mida me tegelikult tahame ka enda projektide juures nagu ka vaadata, et kindlasti nagu vaadata ühelt poolt seda volüümi ja teiselt poolt seda väärtust, ehk siis, et seesama, et kui me võtame kanepi kui 2 funktsiooniga kultuuri, siis me saame, seemnemass ei ole liiga suur, aga see väärtus seal on kõrgem ja kui me suudame sealt niimoodi, et teda võib-olla fraktsioneerida, et meil on valgud siin ja siis need kiudained ka, mida me suudaksime lisada siis, ma ei tea, saiapätsi sisse, siis see kõik nagu lisaks nagu väärtust. Ja siis see, mis puudutab seda, ütleme seda varteosa, et see on siis see, millest juba oli juttu, et kuidas siis 1 viis nagu väärindada on. Ja siis eelmine nädal sellest kanepi häkatonist ma saan aru, ma loodan, et sealt tuli ka palju ideid. Et kui nüüd kokku võtta, et siis kanep on pikalt olnud alauuritud, paljuski siis tegelikult siis seadusandlikutel põhjustel, kuid täna on nagu saanud hoo sisse, aga Euroopas on väga palju töögruppe, kes on väga aktiivselt teemaga tegelemas ja potentsiaali on palju, et aidata erinevaid keskkonnaeesmärke ja tegelikult mõjutab ka siis tervist, siis toiduga kindlustatust ja siis seeläbi siis võiks aidata ka majandusele kaasa.
ja siis ma loodan, et ma ei tea, mõne aasta pärast olen oluliselt rohkemate teadmistega ja siis saan teha rohkem süvitsi ettekande. Suur tänu teile! Küsimusi või juurde küsida? Palun! Siin tuleb välja, et 21% on Euroopa kanepist Eestis, et mis see fenomen siis? Ma arvan, meil on lihtsalt nii vahvad põllumajandustootjad, kes on nõus proovima erinevaid asju ja ma arvan, et mis on nagu üks asi, mis on täiesti pool näljaga, aga ma arvan, on päris tõsi. Siis teine on see, et Eestis juba on mitmekesised külvikorrad ja mitmekesised sellised põllumajandussüsteemid, mis tähendab seda, et Kesk-Euroopat, kui vaadata, siis nendel on teada, neil on nagu nisu, töötab väga hästi, nisu ja mais ja ühesõnaga, ega nad ei lase ennast segada nende teiste süsteemidega. Et aga eestlane on nagu valmis võtma erinevaid uusi kultuure, tahab, et tema külvikord oleks vähemasti 5 aastat, ja kui oleks 6-7, sellised pikki ja siis, et oleks sellised mitmekesised kultuurid, et see motivatsioon ja see selline soov proovida teisi asju, ma arvan, see on nagu teie seas kõrgem. Aga miks täpselt seda ma ei tea? See 7000, kus on eelmise aasta andmed? Ma kahtlustan, see natuke varasem andmestik, aga ma oleks pidanud järgi vaatama, mis aasta andmed need olid. Kuidas? Tundub optimistlik. Tundub optimistlik, jah. On 9 ka olnud. Aha, just. 7 päris eelmest ei olnud, aga mingi üle-eelmine aasta äkki. Võis olla, jah. Nii seal järgus. Küsimus jälle proteiini kohta. Eelmine ettekanne ütleb, et proteiin puudub ja teie ütlesite, et ka sisaldab ja ma saan nagu isegi päris ilusti. Kas see on see taime osad või liigi vahe või kus seal neid tuleb? Just see ongi see taime osad. Kui eelmine ettekanne rääkis siis sellest, mis on see põhimõtteliselt see varris ja kiukanepil, siis mina rääkisin sellest, mis on seeme. Et täiesti see pisike seeme, kui me selle ära koristame, siis sealt veerand julgelt on valk. Et siin katses nagu veerand, aga siis võib olla vabalt ka vist 30% äkki ka rohkem. Et see on erinevus. Õli kanep, siis tema varres ka nii proteiini siis... Varres ei ole. Jah, varres ei ole. Et varres ikka sobib või võiks sobida siin ehitusse. Jah. Aga sellest väetamisest veel, et nüüd kuidas saada seemnesse või varrude, kas seal see lämmastiku andmine seal... Et kuidas esimesel kuul... See on jah, et ühed uuringud, mis on ka siis Kesk-Euroopas, nemad vist olid tšehhid, kes seda proovisid, aga üldiselt on niimoodi, et see lämmastiku omastamise efektiivsus paistab, et väga palju ei muutu, nii palju, kui ma praegu nagu nägin. Et see, ma arvan, on ka nagu teema, mida vaadata, et kas me üldse suudame oluliselt mõjutada seda saaki lämmastikuga ja proteiini kontekstist paistis, et see üldse ei oma tähtsust. Aga seal oli veel üks küsimus. Ja seoses selle mitmeid aastaid kanepit ühel põllul kasvatamisega ja seos kliimamuutusega, et kui Itaalias ja Rumeenias on juba olnud probleeme kanepikoi Hendrik Lesta lehetäidega monokultuursetel kanepiväljadel, kas siis tõenäosus Eestis võib ka tulla? Ilmselt vastus on jah. Ehk siis, et küsimus on lihtsalt ajas. Et see täpselt see sõltubki, et seesama, kui näiteks raps esialgu põldudele tuli, ega tal esimestel aastatel, kui teda olid üksikud hektarid, mingeid probleeme ei olnud. Aga see kõik, kui need pinnad nagu suurenevad, siis tulevad need hirmsad elukad põhimõtteliselt ka järele. Kas tohib siis propageerida seda monokultuur, tähendab, et mitu aastat jutti üldse? Agronoom ütleb, et ei, et ikka sa pead kasutama külvikorda, aga ma räägin, et see oli näide, et mis siis juhtub, aga kindlasti me tahame ikkagi mitmekesist külvikorda. Et see on see, aga see, mis nagu nende haigustega teha, et seal ongi, et millega selle vastu siis saab, kas on võimalik näiteks segukülviga sellest kuidagi üle saada, et mis on ka nagu üks teema, mis nagu Kesk-Euroopas nagu levib rohkem, et meil on 2 kultuuri ja võib-olla siis see teine kultuur nagu neid nimetatud kahjureid siis võib-olla tõrjub. No see on ka nagu vajab... Kas see võib olla näiteks õlipudel või kas on mingi katseid nende risttõieliste ja kanepiliste kasutamisega? Seda ma peast ei oska öelda, mulle nagu ette ei jäänud selliseid segusid, aga potentsiaali võiks olla, jah. Olen kuulnud väited, et aga nuutrikandja, et kas võib vastata tõele või see üks nendest müütidest, mis kanepiga kaasa käib? Seda ma peaks üle kontrollima, nad küll nii palju sugulased ei ole, et selles mõttes ei tohiks olla, et Ahti arvab, et see on ikka müüt, et ei ole.
valgemädanik küll. ahah, valgemädanik on, aga see jah, mitte. Vot, aga just asja. aitäh. Ma väga tänan. aitäh.